Eesti lastelt küsimusi, mida nemad sooviksid oma isadelt küsida. No küsimusi tuli igasuguseid. Täiskasvanud inimesena ma väga vabandan, ma mõned kustutasin eos teades lihtsalt, kui palju ja mis soost lapsed teil on. Nii et vabandust, see ongi see reaalne elu, et kas sa lased lastel rääkida, eks ju, mida nad küsivad. Küll aga ma palun Triinu appi ja isadelt palun, et aidake nüüd natuke meid, elage rolli sisse. Loomulikult kahel isal on juba päris täiskasvanud lapsed. Hillar, sinu kõige vanem, on ka 14, noorem alla-aastane, kellega muuseas Hillar on hetkel lapsehoolduspuhkusel kodus, kes veel ei teadnud. Et hakkame pihta, vaatame, mis lapsed on kirjutanud, kuna meie teame, kes küsisid, aga teile lihtsalt tutvustame, et need on Pärnumaalt, Läänemaalt, Harjumaalt erinevas vanusegrupis. Et ütleme ette vanuserühma, siis te oskate võib-olla aru saada, et kellele te siis vastama peaksite. Triin, tee ots lahti. Teen hea meelega otsa lahti ja üks 7 või 5-aastane laps on küsinud. Issi, miks sa vahest ei ütle mulle, kui sa minuta poodi lähed? Palbo. Et miks ta ei ütle Palbo? Miks sa ei ütle, kui sa minuta poodi lähed? No raha pärast. Lapsele muidugi vastuseks ilmselt kõlbab see, et järgmine kord ma võtan su kaasa ausõna. Aga Hillar, sinul 6 pisikest kodus, et kui ükskõik kes nendest, kuigi siin on jah lasteaia lapsed on küsinud seda, et miks sa ei ütle, kui sa poodi lähed mulle? No vahel tahaks võib-olla... Nüüd on sees või? Vajutasid. Roheline. Vilgub roheline, punane. Hakkab tühjaks saama. Aha, aga mind kuulda? Ei ole. Tehnilised probleem. Üks hetk, sõbrad, üks hetk. Nüüd läks rohelisega. Jah. Võib-olla otsi ühendust hoopis. Ja tehniline mees pidi lähenema mikrofonile, sellest piisas. Nii see käib. Tavaliselt siis ju arvutid hakkavad tööle, kui IT-meest tuleb. Mul on küll sellega kogemust, et vahel, kui on teada, et vaja poodi minna ja lastele see ju tihti meeldib, et issi tahaks ka, miks sa mind poodi kaasa ei võta, et siis vahel on ikkagi tahtmine käia ise poes ilma lastet. No esiteks ei tundu mingisugune tore koht, kuhu nüüd lapsi ilmselt vedada nagu poodi, et nagu mõttetu ja teiseks siis läheb seal ju palju kauem aega. Vähemalt kui toidupoest käia, aga samas ka ehituspoes on väga palju huvitavaid masinaid ja nii edasi, et ühesõnaga võib-olla efektiivsuse huvides, pluss et iga kord ei jõua kogu aeg lastele 100 uut põhjust välja mõelda, miks meil just seda masinat või vaja ei ole või miks seda kommi täna ei võiks osta. Nii et jah, see ma arvan on aus vastus, aga muidugi praegusel ajal ega niikuinii füüsiliselt väga palju poes ei käi ja koroonaviiruse kindlasti ei tahaks, et lapsed nakatuksid. Nii et selle põhjendusega õnneks on nad ka ise nõus, et praegu siin pandeemia ajal poodi, mis mõttes ja siis nad ei tule. Aga Hillar, ma korra täpsustavalt küsin, et sul on kodus 5–7-aastane ju olemas. Mul on 4 ja 8. 4 ja 8. Selge. No okei. Ütleme, et kui sinu 4-aastane nüüd küsib, eks ju, et miks sa mulle ei öelnud, et sa poodi lähed, siis kas sa alati 4-sega nii pikalt nagu seletad? Või kuidas sa vastaksid? Lihtne vastus. No anna andeks, läks meelest ära. Väga hea vastus, päris tihti kuuleb, ma usun. Aga Hannes, kui sinult küsiks 3. klassi õpilane, kuna me koos koristama lähme õue, mis see vastus oleks? Võtad kühvli kaasa ja lähete või? Mina ütleks talle, et mine sa ees, ma tulen varsti järele, kühvel on all seal, küsi ema käest, kus on kühvel, aga tead, ma tean küll, kus kühvel on, et põhimõtteliselt, ma pole sisse lülitanud ennast. Ma üritan, vaatan, nii, ma olen täitsa välja lülitunud. Siin on ka üks punane ja roheline tuli, ülgub varsti kollaseks, ma arvan, siis ei saa üldse. Jah. Vaata, ega ma ei oska päris täpselt.
vidinat enne, nüüd hakkas tulema. Mul on vähemalt see eelis, et kui ma pean mikrofoni rääkima, siis keegi paneb mulle juhtmed külge, võtab nüüd minu küljest ära, et ma ise ei pea seda tegema. Ühesõnaga küsimus oli see, et millal me õue koristama lähme või? Just. Siis ma ütleks lapsele, et mine sina ees, et ma tulen võib-olla varsti järele, hakka sina koristama. Kompostihunnik on seal, aeda näed ja asjad on seal ja nii edasi. Aga ma ikka üritan, mina pigem ütlesin hiljuti poisile, et peaks batuudi kokku panema. Aga ta ei olnud üldse väga huvitatud sellest ideest. Ilmselt peab kühvli kaasa võtma järgmine kord. Ma arvan küll, jah. Just, aga Palvo, küsin sinult sama, kuid kui sulle öeldaks niimoodi metsas mõne klassilapse poolt, et lähme nüüd õue koristama, mis sa teed? Ilmselt langen minestusest pikali. Pole kunagi olnud, et keegi oleks niimoodi küsinud. Muide, koristamine on meil ju see, et kui me anname selle maja neile kasutada, siis nad peavad pärast seda ka koristama. Ja võiks rääkida pika loo sellest, kuidas harja kasutamine on lastel siuke uus tegevus. Hari ise võib-olla käib isegi õiget pidi kätte, aga see ruumi tajumine, et kuidas see pühkimine käib, see meenutab seda robot-tolmuimejat, kes lihtsalt sõidab mööda tuba ringi ja teeb oma tööd, et lapsed teevad samamoodi. Et sellepärast siis ka, et kui keegi küsib, et lähme õue koristama, siis ma oleks šokis tükk aega. Siis ma ilmselt ütleks, et hakka sina peale, ma vaatan, kuidas sul läheb. Ja siis ma liitun sinuga kohe ausõna. Selge, aitäh, et 4. klassi Läänemaa õpilane on küsinud, 4. klass on siis kuskil võib-olla 10–12 kirvega öeldes vanuses, et teil kõigil on selles vanuses lapsed olnud, sugu me ei tuvasta. Hillar, vasta sina, millal ma saan autoga sõita? Küsib siis 4. klassi laps. No siis kui maale lähme seal kruusatee peal. Ma saan aru, miks sul 6 last on. Aga Palvo, kuidas sinul on poistega olnud? 10-aastased panid rooli? Suisa nõudsin, et nad hakkaksid roolis olema. Jaa, ehk et kohe. Sama teema täpselt, et titt sülle ja rooli taga keerame koos. No loomulikult kruusateel või kuskil sissesõiduhoovis või nii edasi, sest ma mäletan seda tohutut kihvti sündmust, kui minu isa vend siis mind rooli pani ja küsis, kas me pidurdame täna kiiresti või aeglast. Ma ütlesin kiiresti, siis tädi kildus kõrval, aga ma olin paari aastat istusin tema süles ja sõitsime maja ette sinna mööda seda sissesõiduteed, nii et ma teen selle oma lastele tagasi. Väga hea, järjepidevus on oluline, aga Hillar, kui sinult küsib laps, kas enne oli kana või muna, loomulikult väga ainulaadne küsimus, aga mis sa vastad? Mul on lastel selle kohta põhjalik teooria, ma unustan selle õige vastuse kogu aeg ära, mis oli teaduslikult hästi põhjendatud, et ma suunaksin siis väiksema lapse küsima oma vanema venna käest, tema teab täpselt. Nii et ma muu vastuse võlgu hetkel. Väga hea, aga kui me ennem rääkisime autodest, siis küsiks sinult, Palvo, issi, miks sa ostsid 2 autot või hoopis 1, oleneb mitu sul neid on? Ja siis, kui ma veel issi olin, siis oli 2 autot, jah. Aga see oli väga lihtne põhjus ka. Ema sõitis 1, isa sõitis 2 ja nädalavahetusel mõlemad autod seisid hoovis, lihtsalt seisid. Nii et ikkagi õige vastus on see, et kallis poeg, autosid ei ole kunagi liiga palju. Selge. 6. klassi Pärnumaa õpilane on küsinud, et oma isalt siis. Hannes, oled sina see ots, tee lahti. Kui sa saaksid valida, siis mis raadiot sa kuulaksid? Kas My Hits, Raadio 2 või Vikerraadio? Vikerraadio. Palvo? Ei, see konks oli vist selles, et kui sa saaksid valida. See on hea point, sest vahepeal ma ei saanud valida. Ja just nimelt, et tümakas käis ise. Just, et ma arvan, et valik on ikkagi Power Hits ja siis kui saaks valida, siis ma valiks ka Vikerraadio, jah. Hillar, kas sa liitud Vikerraadio klubiga või? Jah, see on hea võimalus, kui ise üksi autos sõidan, siis mul on võimaluseks Vikerraadio või Kuku käima panna, aga muul ajal tuleb jah, ütleme siis, olen ka kogenud My Hitsi kuulaja. Kui just ei õnnestu lapsi veenda, et mul on päris heas playlist seal Spotify's, mis neile ka meeldib ja mulle ka. Väga hea, nüüd tuleme meelelahutusest tagasi ja kui küsiks 3. klassi õpilane, issi, missugune sa oled töökaaslasena, mis need vastused on? Alustame seekord sealt poolt.
Isi, su töökaaslased on. Milline sina oled ise töökaaslasena? Milline ma olen töökaaslane? Just. Milline ma olen oi, ma olen sõbralik ja selline hea huumorimeelega ja teistega aktiivselt suhtlev töökaaslane. Normaalne vastus või lapsele ei ütleks nii? Ma arvan, et CV-sse sobib väga hästi, küll lapsele ka. Mina ilmselt vastaks väga sarnaselt, et ma proovin olla võimalikult hea, nii palju kui see töö juures võimalik on ja hoida neid töökaaslasi nii nagu kõiki teisi inimesi. Kuidas välja tuleb? No täna on see väga lihtne, sest täna minu töökaaslased on samasugused nagu mina ja isegi välimuselt kohati sarnased, et kui mul oleks mõni, mis oli 3. klassi laps, et siis ta ilmselt oleks mind oma töökaaslastega näinud metsa minemas või metsast tulemas ja see küsimus ilmselt üldse ei tekikski ilmselt. Hannes? Et milline ma oleksin töökaaslastega? Ma vastaks talle täpselt selline, nagu ma olen sinuga, nii nagu sa praegu näed, siuke ma olen tööl ka. Peaasi, et nalja saaks. Ma töötan meelelahutuses. Konkreetne. 10-aastane laps, kui nüüd sinu poiss Hannes M-kumb 10-aastasena küsib sinu käest, kas oled skeidiga tegelenud? Yes. Muidugi olen skeidiga tegelenud, isa on kõike teinud. Selle nimi oli Rula. Omal ajal. Selge. Muidugi me rulatasime. Palvo, mis sina oma poistele vastad? Ei, ma tean küll, et see on rula aga ma ei ole seda teinud kunagi, ausõna. Hille? Ütleks, et mitte viimasel ajal, aga ei näita siia ja proovime. Kui keeruline see saab olla, eks ole? Ühe küsimuse küsin veel kõigi käest. Hakkame Hillar sinust pihta. 10-aastane Harjumaa laps küsib sult otse nüüd välja. Issi, keda sa oma lastest armastad kõige rohkem ja miks? See on küll lihtne vastus, kõiki sama palju. Kõik olete ikka hullult ägedad ja erinevad. Ma jäin mõtlema, et kui minu käest küsiks Harjumaa laps, Issi, et ei, mul on Tartumaa lapsed. Samamoodi. Väga armsad ja mõlemad ikka ühtemoodi, ei oska neid küll eristada selle järgi. Et keda sa kõige rohkem armastad või? Mina vastaks sellegi küsimuse, ma armastan sind kõige rohkem. Ma õudselt armastan, siis sa oled jube lahe kuju, täpselt sama palju ma armastan teist kutti ka, kes meil on. Aga ma alati vastaks, et sind õudselt palju ja hästi ja kõige rohkem. Väga geniaalsed vastused peaks kuhugi raamatus üles märkima. Aga tegelikult, kui küsiks 10. klassi õpilane, aga millest sa päriselt unistad, siis mis need vastused oleksid? Alustame seekord keskelt. Palbo, millest sa unistad päriselt? 10. klassi inimese vaates. Just. No ilmselt maailma rahu pakkuda oleks nagu liiga suur tükk vist. Mina unistan sellisest tasakaalust, kus inimesed oma kõiki neid tahke ja aspekte hoiavadki tasakaalus nii pereelus kui lihtsates asjades. Ekraani taga olemist ja looduses olemist ja toas olemist ja õues olemist ja kõike seda üritaksid tasakaalustada niimoodi, et nad tunneksid ennast kogu aeg sellise täiuslikkusena ja sellise mõnusa minekuga inimesena. Hillar, mis sina pakuksid Palbole vastukaaluks või hoopis samastud? No, ma olen täielikult sama usku, ütleme nii, aga ma ilmselt ise vastaksin, et no loomulikult kahest asjast, et esiteks sellest, et teist kõigist sinust ja su vendadest, õdedest saaksid siis toredad ja asjalikud inimesed ja teiseks sellest, et Eesti saaks lasterikkaks ja inimesed siin oleksid õnnelikumad. Super. 2 eripolgelist vastust, kas lisandub ka 3? No poliitilise korrektsuse mõttes peaks ilusti neid samu asju täpselt ütlema. Ma arvan, ma ütleks seda, et ma unistan, et ma suudaksin selle triatloni teha kiiremini, kui minu maailmameistris sõber seda tegi.
et see oleks üks asi, mis ma ütleks, siis teine asi, et kui nüüd päriselt mõelda siis lapse peale, ma ilmselt vastaks ka niimoodi, sest me nagu nii pullitame, lollitame kodus. Aga ma arvan, ma ütleks talle seda, et minu unistus on see, et sina saaksid elu nautida, teha seda, mis su südame rõõmsaks teeb ja et sul oleks mõnus olla. Selge. Saavad otsa need mikrofonid. Ei tea, kas kuulete, ei kuule. Taavi, kas ma... Mikker, ahaa, nii, väga tore. Ega see on ka tore traditsioon, et ikka üks veebikonverents ja muidu konverents, tehnilised viperused käivad sinna juurde. Aga kui nüüd 5-aastane põnn küsib sinult, Palbo, et issi, miks sa paned potti kartuleid ja keedad neid? Ja kallis laps. Maailma rahu juurest, tuleme kartulite juurde. Sest juba minu vanemad tegid seda niimoodi ja nõudsid minul seda ka. 5-aastased. Aga Hillar, kuidas sina 5-aastasele lapsele põhjendad oma kartuli keetmist? No väga lihtsalt, et vaata laps, selleks, et neid kartuleid saaksime poole tunni pärast süüa, vaja nad praegu potti panna. Ja ma ei oskaks midagi muud geniaalselt välja mõelda, ütleks, et sööks neid toorelt, aga toorelt on vastikud, sellepärast peab neid keetma. Seepärast on panen nad potti ja keedan neid ja keedan täpselt nii ka, kuni see maitse on juba aktsepteeritav. Hannes, ole kena, ütle oma 10-aastasele lapsele, et miks sulle söök meeldib? Siis saab kõhu täis ja mõni asi on väga maitsev. Järgmine, palun. Siit saad sa oma jõu ja selle just nimelt ja et mõni neist võib isegi maitsev olla. Loomulikult sellepärast, et ma olen kasvav organism. Nali seda oled sina. Mulle lihtsalt meeldib. Väga geniaalne. Ja tuleme nüüd natuke sealt toidumaailmast, veel kord toidumaailma. Ja kui üks 5-aastane väike süke põrnikas küsiks, miks sa issi sööd seda, mida mina ei söö? Mis see geniaalne vastus oleks? Lähme Hillarist. See jah, võtab ohkama, kui lapsed väga väheseid asju söövad. Kuidas sa saad sellist jura süüa, issi? Ma olen kuulnud küll neid küsimusi. Aga siis ma ütleks, et vaata, kui sa oleksid rohkem avatud ja julgemalt prooviksid, siis varsti hakkaksid need ka sulle meeldima. Mina jään vastuse võlgu, mul ei ole olnud kunagi praktikas siukest last kodus. Et see vastus ilmselt ongi see, et mis meil muud üle jääb? Sööme seda, see on hea. Mina ka ei mäleta, kas laps on küsinud või mitte, ma ütleks talle, et sest et ma olen niivõrd tark ja kaval, ma tean, et see on jube hea, kui sa suureks saad, sul hakkab see ka maitsema. Aga see on parem kui see, mis sa sööd. Väga hea. No nii, aga vähemalt ei pea laste tervisliku toitumise pärast muretsema tundub. Kuid üks 3. klassi õpilane küsiks, millal ma saan tulla su töö juurde? Te kõik teete väga erinevaid töid. Üks meelelahutusmaailmas, teine metsas, 3. üldse analüütika ja muu selline. Mis siis need vastused oleksid? Millal saab laps töö juurde tulla? Kui mina pean algama, siis nad on kohe esimesest hetkest töö juures olnud ja tulnud ja filmitud ja intervjuusi tehtud ja käidud ja oldud ja pilte tehtud. Nii et mul tegelikult ei tulegi praktilises elus sellist küsimust ette. Nad on olnud nagu osa kogu sellest värgist. Mikrofonid on aegalt kodus üleval ja on kaamerad seal käinud ja neid on jäädustatud. Aga ma ütleks, et kohe töövarjuks nüüd ja praegu. Suurepärane, vähemalt on juba tulevikusihid natuke saavad paika ehk. Nii, Palbo? Täpselt samamoodi. Kohe, kui see soov on, palun. See uks on väga lahti. Väga hea. Kas 3. uks on ka lahti? Mul on ka lapsed on kontorist käinud ikka. Vahepeal isegi seal pikemaid tunde veetnud, kuna seal on ju nii lõbus. Aga praegu ma arvan, ma vastaksin neile, et no siis kui ma lähen jälle kontorisse, et ega ma ei ole seal juba mitu kuud käinud ja kui ma ei oleks ka lapsehoolduspuhkusel, siis võib-olla ka koroona pärast ei läheks nii, et kes teab, millal see aeg tuleb, et seni on võimalus, kui ma vahel arvuti taga istun, muus üles istuda, mida nad ilma ütlematagi muidugi teevad. Ja ma eelviimaseks küsimuseks küsiksin seda kõigi käest, et kui 6-aastane põnn
küsib teilt, et issi, milline su lemmiktegevus on, mis te kõik vastate talle? Illar, võib-olla alustad? 6-aastane, jah. Issi, mida sul kõige rohkem meid teha, siis ma ütleks, et metsas orienteerumus käia. Mina ütleks, et just sedasama hetke meeldib kõige rohkem teha, et kui sa küsid ja mina vastan ja siis mina küsin ja sina vastad. Siuke elav mälumäng, jah? See on ju kõige ägedam asi, kui laps midagi küsib, üleüldse küsib midagi, see juba ongi väga hästi, eks ole. Järgmine. Ma vist ütleks, et kui ta on 6-aastane, et sinuga mürada. Super, mürakarud ja mälumäng ja veel 3. variant ka. Aga küsin siis viimase küsimuse, aitäh Ireen. Ja küsin siis taas kord 10. klassi õpilase vaates, et saame selle asja veidi kokku tõmmata. Ja kui kuldkala annab sulle vaid ühe soovi, mis see on? Alustame Hannesest. Tundus, et võttis mõtlema. Jaa, ma ruttu mõtlesin, mis asja ma soovin nüüd, kui 17-aastane pakub mulle seda kuldkala varianti, siis mul ei tule üldse nii kiiresti ühtegi asja meelde, aga ma arvan, et niisugune, ütleme, korralik vastus, et sa oleksid terve. Super, sobiks kuldvillakusse. Väga hea. Mina paneks sellele juurde selle, et sa julgeks minna oma teed. Kas oli nagu lapsele tuli soovida või lihtsalt üleüldiselt soovida? No maailma rahu näiteks. Yeah. Jah, see on see kuldkala küsimus, see on nii hea minu pärast, et mulle tundub, et kuna ma ise ei pidanud midagi tegema selleks, et see kuldkala minu juurde tuleks, et siis ma midagi suurt talt ei sooviks, sest ma sellistesse nii-öelda, ma võin isegi uskuda lotovõitudesse, kui sa oled ise pileti ostnud, aga seda, et lihtsalt kuldkala tuleb ja pakub sulle lambist midagi, on ju, siis see on nagu koht, kus nii-öelda, kui sa ei ole seda välja teeninud, siis ma arvan, et ei ole talt ka erilist õigust midagi soovida. Tõenäoliselt see soov oleks pigem kalduks huumorivaldkonda. Konkreetse nalja peaks välja mõtlema. Suur aitäh, Illar, aitäh isad, aitäh sellise realistliku, positiivse lõpu eest, vastuste eest, et kuna meil on olnud pikk ja tihe päev, siis ütlen suur aitäh nendele osalejatele, kes jälgisid meid Delfi TV vahendusel, et otseülekande konverentsist me siinkohal nüüd lõpetame. Paneme teile küll jooksma veel laste häid mõtteid ja nõuandeid lapsevanematele, et jällegi te ei pea kohe telekat kinni panema, laske see heli ja laste head soovitused teil taustaks kõlavad. Kuid tõesti, Lastekaitse Liidu poolt, korraldajate poolt me täname kõiki oma koostööpartnereid, kes aitasid sellel konverentsil toimuda. Kõiki osalejaid, nii kes siin saalis on ja kellega koos me jätkame filmi vaatamist, need mõned vaprad ja väga turvaliselt turvatud maskidega inimesed, kes meil siin on. Ja suur aitäh veebijälgijatele. Veebijälgijatele ütlen ka, et kahjuks me ei saa seda filmi teil otseülekandena näidata. Kuid kui te olete huvitatud, siis Vaiteriga koostöös Lastekaitse Liit on ostnud filmi näitamisõigused Soome dokumentaalfilmi režissööri Joonas Berghälli dokumentaalfilmile Maailma kõige õnnelikum mees. Et me soovisime seda näidata, me soovime selle filmiga käia ka Eesti erinevates kohtades. Selles filmis räägivad 6 meest nii isaks olemiseks, meheks olemiseks ja õnnest. Et see on küll Soome film, kuid ma arvan, Soome ja Eesti mehe ja isade vahel ei ole väga palju erisusi. Ja eks te saate vaatajatena ise nagu mõelda, kui te meid külla kutsute ja seda filmi oma kodukandis näidata soovite, et kui õnnelik saab olla üks mees, kes töötab näiteks aastas 13 kuud, mida Soome mehed tihti teevad. Aga siinkohal tõesti suur aitäh, et te meid jälgisite ja veel ütlen, et
osalt nende tublide isade mõtted, kes meil siin kuumal toolil istusid ja veel teiste mõtted leiate te Lastekaitse Liidu leheküljelt meie konverentsiga samanimeline meediakampaania Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse. Et kutsun kõiki lapsevanemaid ja jälgijaid lugema neid artikleid, mis on 6 isa poolt kirjutatud ja need väiksed videoklipid nende mõtetega meheks olemisest, isadusest. Et need on ehedad artiklid, päris pikk lugemine, aga ma arvan, et tasub korra kaasa mõelda, sest kui tihti meie isad on nii julged kuumadel toolidel istuma ja avalikult oma mõtteid jagama. Nii et üks roll heast lapsevanemlusest on ka see, kui me õpime üksteist kuulama. Aga teiega, armsad televaatajad, loodame, et meid on järgmine aasta ikkagi rohkem siin saalis, otseülekanded ka kindlasti jätkuvad. Aga veel kord suur aitäh, jääge vaatama palun laste mõtteid ja kõik konverentsi ettekanded, videoslaidid leiate te esmaspäeval ka Lastekaitse Liidu kodulehelt lastekaitseliit.ee/isad ja konverentsi lingi alt, nii et soovitan ka järel vaadata tänaseid ettekandeid. Ilusat õhtut teile, kes te meid jälgisite!